Nii, ahoi sõbrad. Täna on meil siis järjekordne tehnikaring, kui seda nii võib nimetada. Et siin on siis üks plokikaan, tsikli oma, kuhu on küünal siis valesse keermesse viltu sisse keeratud ja ära ka murdunud siia. Siin on siis see kontakti osa. Siit juba vaadates on näha, et ta on nagu viltu. Nii, saatame korra siit poolt ka. Nii, siit on samamoodi näha, et ta on vales keermes. Ja siis murdus, rohkem edasi ei läinud, murduski küünal ära. Nii, minu ülesanne on nüüd siis see noor motomees hädast välja aidata. Ja et ta saaks uuesti rajale. Aga siin ei ole eriti palju ruumi. Et mis siin põhihäda on see, et siin näete, siin selle kahe klapi vahel on ta näeb 11,75. Üks siis hülsi nii-öeldakse keermepulk on siin 11,4. Ehk nipa-napa, eks on ju siin. Seda ruumi ei ole. Kohe näitan seda karpi ka. Seda oleme enne vaadanud küll ühe teise mõõduga, aga põhimõte on siis selline, et selline astmeline puur. See läheb siis nagu siin originaalkeermesse, see peenem ots. Ja teine on siis hülsi jaoks. Siis on veel tööriist, mis teeb selle hülsi pinna nagu, et ei tekiks kontramutrit küünla ja kaane vahel. Tekitab siin oma tasapinna. Ja et ei keeraks vastu hülsi kinni, vaid vastu kaant. Siis kõik selle juures käepid ja seda me kõik näeme, kuidas see töötab ja lõpuks siis see hülsi paigaldus tööriist. Hülsid on siin, tõenäoliselt läheb meil seda lühikest vaja, sest ma kahtlustan, et ma ei saa seda liiga sügavaks lõigata, et siia klappide juurde, vaid proovin selle lühema hülsiga esialgu hakkama saada. Et ma ei peaks seda siis nii pikalt siin sisse lõika muud keeret. Et äkki ma saan nagu sinna maani, kus ta, ja siit võib-olla paistab ka enne, et kus tal see on olnud siin kunagi. Ta on küll lõpuni olnud, praegu on ta poole peale lihtsalt jäänud. Aga ma tahan vaadata, et äkki ma saan selle kuidagi niiviisi natuke ära petta, et vähemalt proovin jäänuksid kätte saada, eks ole. Et ma puurin selle õrnalt läbi ja et ma saaks siia poole siis välja keeraja otsa panna, et praegu siin on mingid skrätsid ees, et ma üritan siit natukene midagi teha. Tahan siit natuke kuumutada. Kas tuleb üks asi kinni jälle? Okei. Siis on nii, et proovime teda puurida. Mis siin siis juhtus? Hetkel siis tõmbasin 6 poolesega läbi. Nii, vaatame edasi. See ongi juba 8. Nii.
sellega puurimine on juba nii-öelda piiripealne tegevus. Nii, aga kui väga ei loperda see asi, siis võiks see asi ka õnnestuda. Ikka keeras, näed. Tunne oli õige. Et on rohkem välja tulnud. Nii. Siis see kurjuse kehastus on. Nii. Sellega ei õnnestunud midagi teha. Vähemalt proovisime. Selline asi. Nii. Selle jaoks on selline pulk. Kümme üks. Meil on vaja nüüd leida siia pikendi. See sobib see pikenduseks. Nii. Siin on ju suund ka oluline, et see on nagu, või põhiline tähendab, et siin ei tohi selle suunaga nagu eksida, et proovin, kas ta hakkab õiget keeret otsima. Või tahab minna sinna küünla tekitatud valesse. Nii, mis siit poolt paistab? Midagi ei paista. Kas siin tagasiteed ka ei ole? Siin ongi ainult üks teen. Kas see õnnestub kõik? Kas käsi kullas või perse mullas, ütleme nii? Siin sellist vahepealset varianti ei ole.
Noh, siit ta tuleb. Üks asi veel. Et ega siin ei olegi võimalust seda lühemat pülssi panna, sest siis julata jälle küünel ja sinna välja. Nüüd me peame ikkagi selle suhteliselt lõpuni tegema, et vaatame. Nii, ma pean vahepeal panema pikema tööriista. Sellega ma kohe ei arvestanud. Et ma panen pikemat. Nii, läheb selline. Keeran ta korra välja, vaatan, mis siit paistab. Ilusti otse on küll, et selles mõttes on nagu hästi, et siuke tunne, et mul ei mahu see faasi tööriist siia vahele tuuseda. Ma arvan, et ma tulen ikka selle pulgaga lõpuni. Et saagu, mis saab, siin ikkagi seda ruumi on veel. Ma ei lõike teda lõpuni, ma proovin seda faasi. Korra, kas see oli nii, et see hakkab siit mööda käima või ei hakka. Kuskile käib ta pihta, ma tunnen juba. Selline faas on nüüd see tekitatud. Ja nüüd on lihtsalt küsimus, kas ma keeran ta edasi välja või tagasi. Keeran edasi nii nagu ette on nähtud.
näete, kui napikas siin on igal pool. See kõik on napikas. Aga kuna auk sai filigraanselt otse, võib öelda, nii faasi näete. Üks on siis ülsifaas ja teine on siis küünlafaas. Ja nüüd on siis nii, et me paneme siia puhastamise karbakliineriga. See on see atsetoonine asi. Laagrilukusti kõva. Et miks see hea on? Ma arvan, et see on selle pärast hea, et ega ta halb ka ei ole. Ja ma panen ikkagi selle pika ülsi. Selline tootekood. Lühikese hülsiga seal midagi teha, eks me näete praegu. Praegu on ta, näete siit otsast on ta nagu natuke koonuses, eks ole, on ja. Nii. Ja nüüd me peame selle keerama sinna sisse põhja. Nii, et see küünal ei, kui me täitsa kinni pärast keerame, ei hakka selle mitte ülsi peale ennast kinni võtma, vaid võtab ennast kinni siia siis selle faasi peale, näed, mis me tegime. Vaat siin peab see seip kinni võtma. Niiviisi. Kas sa selle keerme pulgaga ei saa teda sinna sisse keerata? Nii, sedasi. Siis ongi kõik pekkis. See on viimane võimalus. Nii, üldse on paigaldatud. Nüüd on nii, et näete, ta on sellest randist sügavamal. See, kus on küünlad istub peale. Nüüd on nii, et ma kuivatan siit üleliigse liimi ära. Ja siis ma lõikan selle presspulgaga. Pressin selle, öeldakse, sisse omakorda. Selle pulgaga siis. Nii. Selle teeme siis üliseks. See pulk siis peab pressima selle keelme paika. Või vilsi tähendab.
nii ta jäi, et ega siin varianti rohkem ei ole, et kas nüüd on väga hea või siis mitte. Igatahes küünal see läheb. Ja siit jäi nüüd natukene laiem ka, et isegi, grafiiti tuleks muidugi küünlale panna, kui seda peale keerata, et grafiit oli. Samas üldse oleks võinud pikem olla. Aga on nagu on. Peaks kestma. Et võtmega teda pingutama ei hakka, et sest iga küünla välja keermine kulutab kõike. Ja jääb praegu nii. Nii et kellel analoogsed probleemid, võtke relvastusse selline komplekt. Ja ma loodan, et see kõik jääb kauaks pidama, et mees saab sõita ikka oma rattega. Nii et tšau-pljau!